Toomas Tammik võib juba hakata õnnitlema või peab natukene ootama, Järva vallavanem? Ma isiklikult ootaks veel veidikene. Aga ma küsin juba etteruttavalt, et kas sa iseenda mõttes ka tõstad nagu pöidla püsti, et erakonnast erakonda liikumised olid õiged otsused, et sa olid täpselt õiges kohas praegusel hetkel, olles Keskerakonnas ja olles võitjatega? Raske öelda, et pigem meie praegune meeskond on väga tugev ja selle meeskonnaga ma kindlasti tahan edasi liikuda. Mis on sinu enda selline ettekujutus, mida sa mõtlesid, kui valimisööl hakkasid asjad sinnapoole kiskuma, et sa said mõelda mõtet, et kui ma oleksin vallavanem? Ega sellist suurt rõõmuhõiset kindlasti ei tekkinud, et see pani mõtlema töiseid mõtteid, et vallavanema amet ei ole ju selline meelakkumine, et see on tõsine töö ja vastutus kõigi valla elanike ees, et kõik see tekitab kindlasti esimese hooga selliseid pingeid ja lisamõtteid peas, aga nüüd juba, kui on asi selginenud, mõtted on korrastatud, siis valmis tööks igal juhul. Igal vallavanemal on ikkagi alati ka sellised oma lemmikteemad või lahendustes omad lemmiklapsed. Mis on need asjad, mille puhul peaksid Järva valla inimesed ütlema, vaat kui hea, et Toomas sai vallavanemaks, et nüüd hakkab see asi liikuma? Ma olen ütelnud palju seda, et Eestis on väga paljudes omavalitsustes ja rääkides maaomavalitsusest, haridusasutused on suures osas korras, loodus on mitmel pool ilus, et selles suhtes me peame eristuma ja peame suurelt mõtlema, et enda valda inimesi saada, et enda vallas inimesi hoida. Selleks ma arvan, et võib-olla me peaksime keskenduma ka sellisele silmale nähtavale elukeskkonnale, et meie ümber oleks selline keskkond, mis on ilus elamiseks, et selline puhkemajandus ja töötavale inimesele mõtlemine, et väga palju tihti keskendutakse haridusele ja noortele, aga me kipume ära unustama meil töötavaid inimesi, et ma arvan, et pakkuda neile midagi vastu. Lõpetuseks üks poliitiline küsimus. No, need kaardid selleks, kuidas välja mängida need tihid koalitsioonilepingu puhul mängivad kätte ju valijad ja mingil määral oleks ikkagi sundseisus partnerite valikul. Kas jäi kuskil kripeldama, et äkki oleks võinud mõnel teisel nimekirjal paremini minna, et oleks ühesõnaga, kas need koalitsioonipartnerid on praegu nagu parimad? Kui nad ei oleks, siis me seda lepingut ei oleks allkirjastanud. Et tõenäoliselt need punktid, mis me koalitsioonilepingusse saime, meie saime oma soovid sinna kirja, me saime oma tugevad sellised valimislubadused sinna kirja, et meil ei olnud ka põhjust hakata midagi muud otsima, sest meie soovidega arvestati. Ja muidugi me kõikide nimekirjadega olime valmis koostööd tegema, et valimistulemiste järgselt meil oli tükk tegemist, ühtepidi ka mõelda, millises suunas me läheme. Kohalikud valimised suuresti on isikuvalimised, me vaatasime konkreetselt otsa, kes on need inimesed, kellega me peaksime mingis nimekirjas koostööd hakkama tegema, et see kõik oli selline tükk tööd, et see pilt kokku saada. Et me ei välistanud absoluutselt erakondade põhjal või nimekirjade põhjal, et pigem oli see, et me püüdsime aru saada, mis pidi me saaksime valla arengusse anda suurima tõuke. Aitäh ja jõudu! Aitäh!